Alustame siis tänase seminariga. Täna siis toimub EMSL-i 9. digitöötuba teemal eelarved ja finantshaldus vabaühendustele ja teile räägib sellest Jaan Urb ja Uwe Poom. Annangi nüüd sõna üle Jaanile, palun. Aitäh! Nii, ma teen selle mikrofoniga, tõstan selle natukene siin nagu ringi, et nii peaks olema meid kõik kuulda. Nii, nüüd peaks olema mind näha ka, eks. Selle paneme siit endalt eest ära. Tere neile, kes juba eelmisel töötuhal osalesid ja ka uutele, et sellest johtuvalt teen lühikese sissejuhatuse selles osas, et kes ma olen ja miks ma üldse sellel teemal rääkida julgen. Et ma pigem olen konsultant kui koolitaja ja tegelenud väga paljude, ütleme siis, rahastustaotlustega, et viimase ligi 11 aasta jooksul. Et selline eelarve koostamine, projekti juhtimine, eelarve täituvuse jälgimine, kogu see pool on olnud väga pikalt minu nagu teema. Ja väikeettevõtjana ma selles mõttes olen nagu suhteliselt hästi kursis sellega, mida siis ühe organisatsiooni käigus hoidmine endast kujutab. Ja ka kolmanda sektori kogemus on aastast 2004, alustades üliõpilasesindustest ja lõpetades Eesti Noorteühenduste Liiduga. Praegu toimetan ühe külaseltsi ka, et selles mõttes selline projektimajandus on nagu igapäevaselt nagu teema. Ja selles mõttes see selline eelarvete ja eelarve juhtimine ja kogu see selline finantsteema valmistas ühel hetkel nagu päris palju peavalu. Ja sellest lähtuvalt siis otsustasime Uvega koos püsti panna sellise tarkvara nagu Budget Matador, ehk et elu natukene nagu lihtsamaks läheks. Et mis see on, kuidas seda kasutada, et sellest ma ka täna ka räägin. Ja minuga koos on Uwe. Ütled sa ka 2 sõna? Ütlen 2 sõna. Ütle 2 sõna. Et jah, Jaaniga me oleme nüüdseks juba 6-7 aastat koostööd teinud erinevates formaatides. Aga kui ühest küljest on minu tööks olnud rahastuse kogumine, eriti just kolmandas sektoris, siis teisest küljest on mul olnud ka rõõm see raha ära kulutada ja seejärel kohustus aru anda, mistõttu siis samamoodi see Budget Matador sealt nende vajaduste pealt kokku ka on joonistatud. Väga hea. Ja tegelikult kuivõrd see teema, kogu see selline eelarvestamine ja täituvuse jälgimine, see ei ole maailma kõige kaasahaaravam, ütleme siis niipidi, ta on ääretult vajalik ja ta tihtipeale toimub kuskil mingisuguste protsesside nagu taustal, eks. Siis, et me tegelikult sellest vajadustest ja teie mõtetest nagu paremini aru saaksime, siis küsige nagu selles mõttes nagu julgesti, et võib-olla ma mingeid asju räägin liiga lihtsalt, võib-olla teisi asju tahaksite hoopistükkis detailsemalt nagu teada. Et kindlasti nagu julgustan nagu küsima. Aga millest me siis räägime? Laias laastus me räägime eelarvestamisest ja sellega seonduvast terminoloogiast, et mis on siis tegelikult need mõisted, mida me kasutame. Kohati tundub, et küllaltki triviaalne, et mis need samad mõisted on igal pool käivad nagu läbi, aga kas see sisu tegelikult on nendele nagu teadvustatud või mitte, eks, et ühel leheküljel olla tuleks sellel lühidalt peatuda. Siis räägiks eelarve täituvuse jälgimisest ja aruandlusest, et eelarvestamisel on väga mitu tahku, alustades selle koostamisest ja lõpetades siis selle lõppkokkuvõttes sulgemisega, aga kohati on mulle nagu jäänud ka mulje, et sellise eelarvestamise, eelarve püstipanemisega asjad nagu tihtipeale nagu piirduvad, et sealt edasi tuleks astuda tegelikult nagu ka samm. Ja sellega haagib ka järgmine teema, ehk siis sama prognoositud ja tegelikult tulud ja kulud, ehk siis, et kuidas ma neid võrdlen, kus ma selle info saan, millised otsuseid ma tegelikult selle pealt peaksin nagu üleüldse nagu tegema. Kuidas see koostöö eelarvestamisel käib ja natukene ka tööriistadest, et hästi palju on Exceli ja Google'i põhised ja nendel ei ole mitte midagi. Kui projekte ei ole liiga palju, need ei ole liiga mahukad ja on olemas nagu head teadmised, kuidas me programme kasutada. Aga kui natukene asju rohkem tekib, siis sealt tekivad teinekord nagu vead sisse ja selleks olemegi siis välja mõelnud sellise rakenduse nagu Budget Matador.
No võt, et sellistest teemadest räägiks. Ja alustame terminoloogiaga, ehk siis oluline võib-olla alustamiseks on see, et me ei räägi siin täna raamatupidamisest, me räägime siin pigem finantsjuhtimisest. Ehk siis, et mis see nagu erinevus on see, et mulle endale meeldib nagu rääkida sellest, et ma ei ole raamatupidaja ja ma ei ole selles mõttes, ma tean põhitõdesid, ma tean, mis asi on kasumiaruanne, ma tean, mis asi on bilanss, ma tean, kuidas seda asja võib-olla, mida sealt nagu välja võiks lugeda, aga ma ei koosta need ise, eks. Siis ma pigem tegelen nagu sellise suure pildiga. Et mul endale nagu meeldib jagada neid nagu minevikuks ja tulevikuks. Ehk siis, et raamatupidamine oma olemuslikult kajastab tegelikult toimunud tehinguid. Et on olnud arved, need lähevad raamatupidamisprogrammi, need konteeritakse ja nende baasilt jooksevad siis kokku mingisugused konkreetsed kindlad aruanded. Finantsjuhtimine seevastu on nagu pigem tulevikku vaatav, ehk siis seesama eelarvestamine on ju tegelikult mingisuguse tegevuse prognoos, ehk siis, et mida ma tegema hakkan, palju mul selleks raha kulub, kogu see pooleks. Ja selles mõttes saab minna alati nagu ka peenemaks öelda, et finantsjuhtimisel on ka väga veel mitu erinevat tasandit, ehk siis alustades igapäevasest operatiivsest tasandist, et kas arved ja palgad saavad makstud, kas mul on piisavalt kassas raha, kuni selleni välja, et millal ma pean tegema mingisuguseid suuremaid investeeringuid, et olla kas siis oma MTÜ või oma ettevõttega piisavalt konkurentsivõimeline. Siis räägime eelarvestamisest ja laias laastus eelarvestada saab kahtepidi, ehk siis tegevuste põhiselt ja kulutüübi põhiselt. Et siinkohal on minul Uvel on nagu, ma ütleks, et nagu dissonants, aga selles mõttes mina armastan eelarvestada kulutüübi põhiselt. Uwe pigem on sellise tegevuspõhise eelarvestamise eestkõneleja. Et mis see nagu erinevus on nagu see, et kulutüübi põhine on selles mõttes nagu suhteliselt lihtne ja loogiline. Sul on palgakulud, sul on kontorikulud, sul on mingisugused reisikulud, sul on ma ei tea, sõidukulud, veel mingisuguse varustuse kulud, koolitusmaterjalide kulud. Ja need on selles mõttes, ongi nagu tüübid on kategoriseeritud. Tegevuspõhine seevastu on see, et näiteks sul on mingisugune tegevus, mille nimi on digitöötubade koolitus, eks ole, ja sellega kaasnevad tegelikult väga erinevad kulud. Seal on palgakulud, seal on ruumirendikulud, seal on võib-olla toitlustuskulud, seal on veel mingisugune riburadapidi kulutusi. Ehk siis, et igale tegevusele on siis nagu antud oma kindlad nii-öelda siis nagu numbrid taha. Tahad siis täiendada? Miks meil selline koolkondlik erinevus on see, et tegevuspõhine eelarve aitab minul hästi tiheda piiga-kammiga läbi käia selle, et mis kulud eelarves kindlasti hõlmatud on. Ehk siis see analüüs, ma tean, et mul ei jää ilmselt mitte midagi kahe silma vahele. Samas, kui ma seda kulutüübi põhiselt teen, siis ma pean nagu iga kulutüübi ja tegevuse niikuinii läbi mõtlema. Ja siis nüüd eraldi kunst on see, et kuidas siis neid paralleelselt nii seda sisemist tegevuspõhist kui ka üldjuhul nagu välist või raamatupidamislikku kulupõhist asja hallata, eriti kui neid kulutüüpe on veel toetajate nõudmiste tulemusena väga mitu. Ja miks mina olen selline kulutüübi põhise lähenemise viljeleja ongi peamiselt just nimelt tänu nendele toetajatele, sest enamasti puutun kokku projektieelarvetega, kus rahastajad nõuavadki väga selgelt ikkagi nende nagu kulutüübi põhist eelarvestamist. Et see, mis tegelikult nagu ühele või teisele organisatsioonile paremini sobib või mõnele isikule paremini sobib, ma arvan, et siin ei ole nagu ühtegi õiget valet vastust. Et ühele sobib üks ja teisele sobib teine ja võib-olla tegelikult ongi nagu mõistlik alguses, eriti kui ollakse sellise finantsmaailma nagu alguses, võib-olla tasubki proovida nagu mõlemat lähenemist, sellepärast et maru tobe on, kui tegevust ühel hetkel ellu viides saate aru, et aga pagan üks mingisugune rida on tegelikult on eelarvestamata, selleks mul nagu raha ei olegi. Et see on nagu päris rumal situatsioon. Mul on algusaastatel on seda täitsa ette tulnud ja selle lahendamine on üks täiendav peavalu, eks, mis võtab fookuse nagu põhitegevuselt tegelikult siis nagu ära. No võt.
mul on siin veel märksõna töökoormuse palgafond, et üsna tihti, kohati tundub jällegi natuke võib-olla triviaalne, aga kohati tundub nagu see teema, et esiteks ei taheta tihtipeale arvestada eelarvestamisel palgamaksudega. Ehk siis väga lihtne on öelda, et see inimene tahab saada kätte nii palju eurosid iga kuu ja see läheb siis justkui nagu eelarvesse. Aga tegelikult peab arvestama, eks ole, kõiksuguste nii tulumaksu kui ka tööandja maksudega. Ehk et siinkohal tahaks lihtsalt selle nagu korra veel ära markeerida. Ja oluline on siis ka sama selle töökoormuse palgafondi teema, et sageli erinevatest projektifondidest ei toetata nagu täistöökohta, vaid mingisugust 0, eks. Ja siis seda tuleb täpselt samamoodi arvestada, et milline see töökoormus siis nagu tegelikult on. Ja sinna just hiljuti ühe suure projektiga puutusin kokku ühe sellise kiusatusega, kus siis organisatsioon arvas, et aga okei, et me terve töökoha jaoks raha ei saa. Samas nagu just oleks nagu hea, kui saaks nagu kõik need maksud nagu korraga nagu ühele reale nagu panna. Et aga tõstaks siis nagu ajutiselt nagu justkui nagu ametliku töötasu ja korrutaks siis selle nagu selle koefitsiendiga läbi, eks ole, et siis me saame selle summa kätte, mis meil nagu vaja on. Et tegelikult rahastajad ammustavad selle nagu päris hästi nagu läbi, et sellist rehepappi võib-olla ei ole nagu mõistlik teha. No võt, see selleks. Siis tekkepõhisus ja kassapõhisus on tegelikult vist üsnagi raamatupidamislikud mõisted, aga kuidas nad nagu siis meie mõistes nagu vajalikud või äramarkeerimist vajavad on ikkagi see, eks, et mis see siis nagu tähendab, on see, et tekkepõhine on see, millal on arve sulle põhimõtteliselt väljastatud, ehk siis see kulu on tekkinud, aga ta ei pruugi olla makstud. Ja kassapõhisus näitab siis reaalselt juba raha liikumist, ehk siis arve on üle kantud, palk on üle kantud, maksud on makstud. Et see on nagu kassapõhine lähenemine. Nii. Ja mis ma siia veel sisse tooks, mis on nüüd ka rohkem sinna meie konkreetse rakenduse ja selle eelarve mudeli lõikesse, aga et tegelikult millest üldjuhul ei räägita, on see, et lisaks kassapõhisele ja tekkepõhisele lähenemisele on üks põhisus veel olemas, mis on selline nagu planeeritud põhisus või allokeeritud põhisus. Ehk siis, et on olemas otsus, et see raha kulutatakse selle peale, kuigi arvet või palgalipikut veel selle näiteks novembris-detsembris esineva kulu kohta ei ole. Nii et nimetame seda siis allokeeritud põhisuseks, et see on ka oluline mõiste, mida siin silmas pidada. Edaspidi tuleb nagu mängu, et võib-olla veel üks näide on see, et te olete teinud mingisuguse, ma ei tea, hanke. Te teate, kui palju asjad maksavad, aga need kulud tegelikult hakkavad tekkima teil tänasest arvates 3, 6, 8 kuu pärast. Aga samas te teate, et teil on tegelikult vaja sisse raha nagu välja käia. Ehk siis see on see sama planeeritud või allokeeritud kulu, millel puudub kuludokument, millel puuduvadki igasugused muud dokumendid kui see teadmine, et see kulu tuleb tegelikult välja käia, et see raha tegelikult on teil eelarves peab olema selleks planeeritud. Kuigi hinnapakkumine võib tegelikult täitsa olla või isegi leping. Ja need, aga reaalselt kuludokumenti kui sellist, seda nagu tegelikult ei ole. Ja siis loomulikult prognoositud ja tegelikult kulud. Ehk siis see loogika, et kui te olete oma eelarvet nagu koostamas, siis tegemist on planeeritud kuludega, te arvate, et asjad võiksid maksta nii palju. Et jah, ideaalis te olete võtnud endale sinna mingisuguse rea peale hunniku hinnapakkumisi, te oskate prognoosida, palju üks või teine asi nagu maksab. Varasemast on olemas teada mingisugused palgakulud, eelmisel aastal me maksime inimesele nii palju, sel aastal võib-olla tõstame, eks ole, siis ma ei tea 5% võrra palka, eks ole, et sellel aastal on kulud sellised. Aga tegemist on ikkagi prognoosiga, et see ei ole nagu päris tõde. Ja päris tõde on siis tegelikult need tegelikult kulud, ehk siis kui arve on reaalselt laekunud, makstud, ja siis tegelikult tekib seal see võrdlusmoment, et ma planeerisin nii palju, aga tegelikult kulus nagu mingisugune X summa nagu rohkem või vähem, mis on alati positiivne. Ja siis räägime veel natukene rahavoogudest, ehk siis ajastatusest, likviidsusest, kassareservist ja tegelikult ka sildfinantseerimisest, eks. Et ajastatus on siis nagu tegelikult see, et millal siis tegelikult mingisugune kulu tuleks teha. Et me teame küll, et meil on eelarve on aasta peale võib-olla näiteks tehtud. Me teame, et mingisugune teenus maksab
ei tea, 1000 eurot, eks. Aga küsimus on selles, et millal ma pean seda tegema. Kas ma pean selle tegema nüüd kohe jaanuaris ära või see tegelikult jääb hoopis tükkis, ma ei tea, juunikuusse. Et seesama ajastatus on nagu kindlasti hästi nagu oluline, mis on väga otseselt seotud likviidsusega. Ehk et võtame näiteks situatsiooni, kus see 1000 eurot on vaja välja käia, ma ei tea, jaanuaris. Te olete planeerinud, et see on 1000 eurot, see on teie kulu. Te olete planeerinud, et tulu on samuti 1000 eurot mingisugusest asjast. Aga mis siis saab, kui see tulu laekub hoopis 6 kuud hiljem, kui teil tegelikult on vaja nagu kulu välja käia. Et neid otsuseid tuleb nagu selles mõttes arvestada ja neid tuleb eelarve planeerimisel tuleb nagu selgelt nagu arvesse võtta. Et sellistel puhkudel aitabki seesama kassareserv, ehk siis, et on mingisugune ports vaba raha, millest teha siis kulutusi. Teine variant on sildfinantseerimine, mida saab siis tegelikult jagada ka sisemiseks ja välimiseks, ehk siis sisemine võiks tähistada siis seda, kus kasutatakse mõne teise projekti vabu vahendeid mõne teise projekti ajutiseks finantseerimiseks. Et sellest võib-olla kõva häälega alati ei räägita, aga mulle tundub, et MTÜ-de maailmas on see nagu küllaltki levinud praktika. Ja selles mõttes arvan, et see ongi okei laias pildis, kui need lõpuks need rahad õigesti laekuvad ja ikkagi õige projekti rahad on kasutatud selle projekti elluviimiseks, eks. Välimine sildfinantseerimine on pankadel, on väga palju selliseid sildfinantseerimise tooteid. Ehk siis lähete oma toetusotsusega panka, ütlete, et näete, et mul on vaja teha sellised kulutused, näete, toetusotsus on olemas, aga täna mul raha ei ole, palun andke mulle. Et seal on 2 nüanssi, mida tuleb arvestada. Just ise tegelesin ühe suure objekti sildfinantseerimise lepinguga pangas ja seal on nagu mõned nüansid, mida tuleb nagu arvestada. Esiteks on see, et nad tihtipeale kipuvad andma raha toetuse osa peale, ehk siis, et näiteks kui teil on 85% on toetus ja 15% peab olema omafinantseering, siis pank katabki teilt selle 85%, mitte seda 100%, ehk siis 15% peab teil kuskil olemas olema. Siis lepingutasud, eriti kui tegemist on suhteliselt lühiajalise sildfinantseeringuga, on suhteliselt suured, võivad olla isegi paar tuhat eurot. Sest pank tahab ka kuskilt oma raha teenida. Ja see nüüd lisaks intressile siis? See on lisaks intressile, see on lepingu sõlmimise tasu. Et need võivad olla nagu päris röövellikud. Ja teine pool, nagu sa mainisid, on ka intress. Ehk et kuivõrd tegemist on suhteliselt lühiajaliste laenulepingutega, ma ei tea, poolest aastast kuni võib-olla 2-3 aastani heal juhul, siis need intressid võivad olla isegi kuni 5-6-7%, mis on nagu päris kõrge. Ja üks huvitav nüanss on veel see, et seda sildfinantseeringut alati ei taha ju kogu summana välja võtta. Ehk siis, et teil on määratud, ma ei kujuta ette, mingisugune 500 000, eks ole. Ja te teete, et teil on vaja maksta mingisugune osa ühel kuul, mingisugune osa teisel kuul, siis tegelikult on ju kiusatus see, et ärme võtame seda sildfinantseeringut korraga välja, vaid et võtame selle mingite juppide kaupa, sellepärast et siis on intressikulu ju väiksem, eks. Aga siis on pangad leiutanud veel sinna sellise nüansi juurde, et välja võtmata summa pealt tuleb samuti maksta mingisugust osa. See küll on väiksem kui see intress, aga see raha on seal. Ehk siis, et raha kasutamata jätmise korral maksate nagu ikkagi. Mis ma oma praktikast veel saan ka juurde tuua, on see, et sildfinantseerimisel see otsus, et raha tuleb, on nagu natuke see rahavoo garantii, et jah, et okei, me hätta ei jää, aga tegelikult pangad muidugi tahavad tihtipeale mingid garantiisid ja käendajaid. Ja kui ühingul endal varasid väga ei ole, mida siin tagatiseks anda, siis on ülioluline, et oleks keegi kuskil nagu orbiidil, keda siis kas käendaja või garanteerijana kaasata. Mõni nõukogu liige näiteks. Jah, just. Sul on selle sama meie viimase juhitud projektiga tegelikult on täpselt sama kogemuseks, et rahad laekusid lihtsalt niivõrd aeglaselt, et asju oleks võimalik teha, me pidime tol hetkel võtma sildfinantseeringu. Ja muidugi üks variant on veel seda sama inimest või firmat, kes suudab garanteerida ja käendada hoopis kasutada sildfinantseeringu allikana. Aga siis sellel isikul peab olema see vaba raha. Tihtipeale seda käendust on lihtsam anda. Jah, sest see ei tähenda raha välja käivist. No võt, et need on nagu need olulised terminid, mida siis tahaks nagu kõrva taha panna.
aga lähme edasi. Ehk siis eelarvestamine kui selline, et kui me seda rakendust Budget Matador tegime, siis me viisime läbi umbkaudu 100 intervjuud erinevate kolmanda sektori organisatsioonide, erinevate ettevõtetega. Ja enamasti toimib selline kombo nagu Excel plus Dropbox või email, ehk siis, et keegi võtab Exceli faili, teeb sinna omad algsed põhjad ära, saadab selle järgmisele inimesele või riputab üles Dropboxi või Google Drive'i ja ühesõnaga käib see selline nagu dokumentide nagu põrgatamine. Et mis see on endaga nagu kaasa toonud tihtipeale on see, et esiteks on see suhteliselt ajakulukas, et need meilid ja asjad tuleb välja saata ja tekivad päris palju selliseid konfliktseid koopiaid, ehk siis, et ühest eelarvest võib tekkida mingisugune 4-5 erinevat versiooni. Küllaltki siuke igapäevane teema võib juhtuda, et on. Ja ühesõnaga lõpuks keegi enam päris täpselt ei mäleta, et milline see nüüd see lõplik ja viimane versioon on. Et see on nagu selle asja nagu häda. Et Google Spreadsheet selles mõttes võimaldab küll teha seda ühes keskkonnas online'ina, aga senine kogemus on nagu näidanud, et kui sinna nagu panna päris mitu toimetajat juurde, siis juhtub nagu see pool, et see süsteem muutub mega aeglaseks ja valemi vigade eest see ikkagi ei ole nagu selles mõttes nagu kaitstud. Ja on vaja inimest, kes siis suudab hallata kõiki neid tabeleid ka. Jah, et selles mõttes taaskordselt Excel on nagu äge, kindlasti. Ja seal kannatab nagu väga palju asju nagu ära teha. Ja kui tegemist ongi nagu ühe väikese eelarvega, mida tuleks nagu mille osas on tegelikult on nagu kogemus olemas, siis ma arvan, et sellest nagu piisabki. Aga nagu läheb eelarvete hulk suuremaks, on ta siis 3, 4, 5, siis tekivad ühel hetkel nagu need mured, et aga kuidas need valemid siin omavahel kokku jooksevad, kes keda mismoodi nii-öelda siis informeerib ja nii edasi. Ja selleks me siis tegelikult tegimegi ühe sellise rakenduse, mida me kutsume Budget Matadoriks, ehk siis mõte siis ühest küljest nagu eelarve, teisest küljest nagu Matador, ehk siis kontroll, et ära siis lase oma eelarvetel endale pähe istuda, et see on nagu selle asja nagu sõnum. Et ma lühidalt nagu näitaks ka seda, et nii, kas mul õnnestub seda kuidagi natukene suuremaks teha? Sumin. Natuke õnnestus. Et ma arvan, et ma teen täitsa nagu tühja eelarve siia. Et kirjutame siia Selli digitöö tuba. Algas ta meil täna ja lõppeb äkki siis jaanuari lõpuga. Täna olemas. Nii. Ja siinkohal selles mõttes ta on üsnagi, ma ei saa öelda, et sarnane Excelile, aga loogika selles mõttes on küllaltki nagu lähedane. Proovin natukene veel siis zoomida, et läheb äkki veel suuremaks. Kas peaks veel? Natukene veel paneme. Zoomin. Nii, kas nüüd on parem? Vist nüüd on, jah, nüüd nookutatakse kõrvalt, nüüd on näha. Väga hea, et räägime pärast veel natukene rohkematest võimalustest, aga põhimõtteliselt, kui me räägime siinkohal nüüd siis näiteks lihtsalt eelarvestamisest, siis toimub see asi nagu niimoodi, et kõigepealt loome siia kategooria. Ehk siis praegu ma rakendan sellist kulutüübipõhist eelarvestamist, ehk siis võib-olla siis rendikulud on nagu võib-olla isegi õigemad kirjutada siia rendikulud ja siia alla ma lisan siis sellise asja nagu planeeritud kulu. Ehk siis, et ma täpselt ei tea, palju mul läheb asjad nagu maksma, aga ütleme, et ma aiman seda. Koolitus, ruumid. Ja tegelikult see võib olla isegi väga täpne, kui seal on see hinnapakkumine all, on ju. Aga olemuslikult on ikkagi prognoositud kulu, ükskõik kui täpne ta on. Ühik võiks olla tund,
näituseks tunnihind, mis on parem odava. Ja kokku on 3 tundi. Hõissa. Arvestab ilusasti tegelikult asjad nagu kokku, et selles mõttes jääb ära kogu see mure, et hakkame mõtlema, kus mis valem kuskil on tihtipeale paljundamisel, ehk siis kui mitu rida tuleks vaja nagu täita, siis tekib see küsimus, et milline lahter millega kuskil võrduma panna, et see error on siit nagu selgelt valemist nagu välja taandatud, et enam ei ole seda nagu tarvidust nagu teha. Et mida see actual kulud siin nagu selles juures nagu tähendab, sellest ma räägin kohe natukese aja pärast, et siin tuleb siis mängu need samad tegelike ja planeeritud kulude-tulude võrdlus. Nii. Nüüd on hästi kribu, aga vaatame, selle saab teha ka suuremaks. Et tegelikult see on lihtsalt üks väljavõte sellest samast Budget Matadori tabelist, ehk et natukene võib-olla nagu lihtsam. Et miks see nagu kasulik on? Siin on paar väga head nüanssi, mida võib-olla esialgu ei nagu ei märka. Et mis ma siis tegelikult siin nagu teinud olen, on siin see sama kategooria, on personalikulud. Ja siis ma olen planeerinud, et ütleme siis tehniline personal on siis planeeritud eelarverida, peaks maksma siis minema, ütleme mingisugune 38 961 eurot. Tegemist on ühe fragmendiga ühest tänaseks lõppenud projektist. Ja mis siit edasi hakkab tulema, et miks me ennist rääkisime nendest erinevatest terminitest, ehk siis seesama, kas siis planeeritud või allokeeritud tulud-kulud, makstav, ehk siis see, mille kohta on olemas küll kuludokument, kuid mille kohta ei ole veel ülekannet toimunud, ja makstud, ehk siis seesama kassapõhine lähenemine kajastub siis nagu selles veerus siin. Ja kus on see täituvuse jälgimine meie jaoks on olnud nagu oluline, ongi see, et see on nüüd siis seesama kolmas tase selles hierarhias, ehk siis palk juulis, palk augustis on kantud siia makstud veergu ja see näitab tegelikult lõppkokkuvõttes väga ilusasti nagu ära, et kui palju mul laias laastus kogu eelarvest kulutatud on, palju mul jääk on. Võime alati sinna protsenti näidata, et täituvus on nii ja nii mitu protsenti. Ja miks me seda allokeeritud tulpa siinkohal siis nagu kasvatame, on siis nagu seesama põhimõte, et palgakulude puhul on lepingu puhul on ju teada, et kui pika töölepinguga see inimene tööl on või on see sellisel juhul aastane eelarve, siis on teada, et kulud on aasta lõpuni. Saabki kanda siia lõpuni need kulud välja, ehk siis palk septembris, palk oktoobris ja nii edasi. Isegi kui teda ei ole siis välja makstud, on ta planeeritud tulbas kajastuv, mis tähendab sisuliselt seda, et ta kajastub ka selles, et meil on see eelarve osa on ära reserveeritud ja lõpuks jääb kokku seesama vabade vahendite teema, et kui palju mul tegelikult seda raha alles on selleks, et teha veel mingisuguseid muid asju. Et see eeldab teatavat distsipliini. Et kui me pärast jõuame paari konkreetse eelarve kaasuse juurde, siis tihtipeale vähemalt mõned aastad tagasi veel kogu seda aruandlust toimetasin selles stiilis, et sain eelarve täituvusest ülevaate sellel hetkel, kui ma olin parasjagu teinud aruande, mis oli tegelikult retrospektiivis tänaseks oli nagu mingisugune päris mitu kuud nagu edasi läinud ja ma tegelikult ei teadnud, kui palju mu konkreetse eelarve peal raha nagu alles oli. Mis tähendas seda, et projekti lõpus võis juhtuda, et mul tuleb A, kas raha ühest eelarvereast puudu, B jääb nagu tegelikult väga palju nagu üle, sellepärast, et ma olen küll planeerinud, aga tegelik elu on nagu näidanud natukene nagu midagi muud. Ei ole mina näinud oma elus veel eelarvet, mis oleks 100% planeerituga üheselt nagu kokku läinud. Ja ei ole näinud mina eelarvet, mida ei ole pidanud aja jooksul natukene korrigeerima. Et see lihtsalt
tundub olevat mingisugune Murphy seadus, mis selles maailmas nagu väga hästi nagu toimib. Ja kui mul on tegelikult juba teada igal hetkel, et kui palju mul on raha kinni ja kui palju mul on vabu vahendeid, siis ma saan teha tegelikult ära selle juhtimisotsuse. Et kas ma pean hakkama mingisuguseid rahasid ühe või teise eelarve rea vahel liigutama või ma ei pea seda nagu mitte tegema. Et miks ma räägin distsipliinist, on seda sellepärast, et ma olen enda jaoks nagu juurutanud sellise reegli, et ma korra kuus võtan iga projekti täituvuse selles samas Matadori veebis tegelikult lahti. Ma vaatan üle, millised arved mul on laekunud. Ma teen veel selle trikki, et ma panen iga rea peale need konkreetsed failid, ehk siis nii arve kui maksekorralduse või ka sellisel juhul võib-olla mingisuguse üleandmisvastuvõtu akti. Ma vaatan üle, mis seis mul on. Kas mul tegelikult on piisavalt, palju mul raha on alles ja palju mul on tegelikult ka juba ära allokeeritud, siis ja selle pealt ma saan tegelikult teha põhimõtteliselt reaalajas juhtimisotsused, kas mul on vaja teha mingisugused eelarve muudatusi või mitte. Ja teades, et enamasti on projektid sellised 1 kuni 3 aastased, siis ma ei jää oma asjadega tegelikult nagu hiljaks. Et see on selle asja nagu mõte. Ja tegelikult seesama siin saab lohistada asju edasi-tagasi, et siia tegelikult saabki panna samad tegelikud tulud-kulud. Ettemaks ja järelmaks. No jah, paneme näiteks ettemaksu siia, lõppmakse. Ja tegelikult tuleb välja, eks ole, et nad on mõlemad on tund. Mõlemad on, jah. Ja aga tegelikult tuleb välja, et ettemaksu nõuti juba 50 eurot ja lõppsumma oli veel 100 eurot. Ma tegelikult näen seda, et ma olen 75 euroga tegelikult nagu justkui miinuses. Aga see, eks ole, on nüüd siis selle nagu spent remaining või tegelikult kulud, kus sul on kassapõhisus ka, ütleme, mis on kassa või tekkepõhiselt. Nüüd meil siis siin rakenduses saab lisada need väljad, et kus saab panna põhimõtteliselt, tõstame siis selle lõppmakse osa siia planeeritud või uninvoice kategooriasse. Nüüd ma näengi, et mul on raha ära allokeeritud, mul siin on tegelikult miinuses, kuigi tekkepõhiselt vaadates on ainult 25 eurot miinust. Tegelikult on palju rohkem. On see miinus märksa nagu suurem. Et siit tuleb nagu välja see, et tegelikult saad oma kulud tuleviku mõttes ära ajastada. Ehk siis, et sellel hetkel ma pean tegema niisuguse kulutuse, sellel hetkel ma pean tegema niisuguse kulutuse ja nende kahe veeruga siinkohal siis nagu mängides, et palju on siis allocated ja palju on siis vaba, tekib tegelikult see juhtimisotsuse võimekus. Et tundub nagu kohutavalt lihtne. Ometigi ei teinud seda nagu väga pikka aega. Et saime oma projektid kuidagi viisi nagu juhitud, kuigi tegelikult päris mitmes projektis viimasel hetkel avastasime, et tegelikult on mingisugune ports raha kulutamata, oleks võinud veel midagi nagu teha, eks ole. Me saime küll kõik asjad tehtud, mis me olime nagu tegevusplaanis ette näinud, aga me oleks tegelikult suutnud ja olnud võimelised tegema midagi enamat, kui me nagu tegime. Et siit ka see vajadus selle asja väljamõtlemiseks. Jep. Ma näen, et siin on nagu 2-3 põhjust, miks tihtipeale projektijuhid ei kasuta seda, et üks on see distsipliin või aja puudumine M-kumb. Teine on see, et ikkagi see Exceli mudel nagu välja töötada, siis on vaja oskuseid Excelis opereerida. Ja kolmas on tegelikult lihtsalt seesama see mõtteselgus, et kas me opereerime juhtida nendes kategooriates. Et tihtipeale MTÜ juhid ei ole finantsväljaõppega ja sõnades saame nagu aru, aga kuidas see mudel üles ehitada, mis võrrandid seal kuskil jooksma peavad, et seda teadmist ei ole. Ja see rakendus... Lisaks kõigele mulle tuleb see päris elu sisse, eks ole, et tegelikult vajab see MTÜ nagu igapäevast nagu juhtimist, mitte mingisuguse tabelitega mängimist. Ja siis me olemegi selles olukorras ühel hetkel, et see finantsdistsipliin on
selline nagu ta on. Ja noh, selles mõttes, et julgen küll nagu väita, et kõik, mis puudutab, ütleme siis nagu väikeettevõtlust ja ka tegelikult kolmandat sektorit, siis ega see finantsdistsipliin ei ole väga kõrgel tasemel. Et on loomulikult on nagu erandeid. Ja noh, selles mõttes võib ju alati küsida, aga tegelikult saab ju hakkama, eks ole, siiamaani nagu aastaid toimetatud ometigi, on ju. Aga teisest küljest, kui need finantsid oleksid efektiivsemalt juhitud, kui nad täna on ja oleks arusaamine nagu oluliselt suurem, kui ta täna on, siis tahes tahtmata tekib nagu küsimus, et tegelikult siis võiksid ka need MTÜ-d olla oluliselt võimekamad, kui nad tegelikult täna on. See on nagu juhtimisotsuste kvaliteet ja see nagu see hea uni, mis MTÜ juhil võiks olla. Need kaks asja on puudu selliste käepäraste vahenditega tegutsemisel. Jah, mul on umbes see sama nagu tunne. Nii, et selle ma tegin suureks. Mul on see nüüd vaja saada tavalise suuruse peale jälle nagu tagasi. Nii, paneme tõst. Ahah, just. Nii. Aga räägiks äkki mõningatest konkreetsetest kaasustest äkki, et siis on nagu selle võrra võib-olla nagu lihtsam asjadest nagu aru saada, et räägites siis sisemisest ja välimisest eelarvestruktuurist ja tegevusest ja kulutüübipõhisest eelarvestruktuurist, et Uvest Välisministeeriumi projekt on nagu sinu oma, et lasen sul siin korra toimetada sellega. Just. Ühesõnaga, mul on siis praegult rõõm ühte Välisministeeriumi projekti juhtida. Ja siin on meil, me peame kahte eelarve nagu struktuuri paralleelselt. See on nagu natuke lisatööd, aga vähemalt on selgus majas. Üks on siis see tegevuskava põhine eelarve. Siin projekt käib, on ju siin prognoositud kulud on 60 000 kanti, siis tegelikult kulud on siiamaani ja tulud on siiamaani tagasihoidlikumad. Ja põhimõtteliselt näeb siit ära, et meie eelarve struktuur on ülilihtne, et on 3 sükest loogikat, et on peakontori kulud, mis siis jagunevad omakorda projekti juhtimiseks, kontorikuludeks, kommunikatsioonikuludeks, õppematerjalide arenduseks ja õpetaja koolitusteks. Siis on koolitusüksuste või koolituskeskuste kohalikud kulud, kus on siis igasugused tasud ja kontorikulud. Ja siis lõpuks on konkreetsed õppetegevuse elluviimisega seotud kulud. Ja see siis kattub meie vajadustele, ükskõik, kes meie seal tiimis, kes finantsidega kokku puutub, saab sellest aru ja me saame oma näiteks kuluanalüüsi ja marginaali analüüsi teha, et arvutada välja, kui palju üks õppegrupp nendega kulusid kaasnes, kui palju sisse tõi. Ja see on see, mis meil sisemiselt toimib. Nüüd erianatajatel, sealhulgas Välisministeeriumil on teine eelarvestruktuur, eks? Eelarvestruktuur, just nimelt. Ja siin on nii näha, kuidas siin on palgakulud, siis on mingi tühirida kuskilt sealt eelarvetabelist, reisikulud, otseselt kulud projektiga seotud seminarid, see on veel paar tühirida, see on teavituskulud, projekti üldkulud. Ehk siis meie tegevusega otsest seost ei ole. Ja siis ongi see, et meie oleme pidanud oma asjad siin teistpidi struktureerima ja kokkuvõttes on tegemist nagu samade summadega, samade mahtudega, aga teises struktuuris. Aga loomulikult me peame eelarve täituvuse üle arvet pidama rahastaja nõudmistele vastavalt, eriti, et me mõnes eelarve reas nagu üle 10% muudatust ei lubaks sisse. Ja vastasel juhul me ei saa seda raha tagasi. Ja siis hetkel käibki nagu paralleelne arvepidamine ja hetkel on ka niimoodi, et on nagu 2 konkreetset eelarvet, mida ma käsitsi juhin, aga kuhu see peaks lõpuks välja jõudma on see, et kui kantakse sisse mingisugune kulu, siis saab ta ära konteerida vastavalt siis nii sisemisele kui ka doonori või rahastaja nõudmistele. Nii et ühe hoobiga saab põhimõtteliselt 2 või enam kärbest kätte. Aga praegu sa teed seda puhtalt manuaalselt, eks? Jah. Ja et see ongi siis see sisemine ja välimine jaotus ja meil on siis sisemine tegevuspõhine ja rahastajal on oma kulutüübi põhine.
tehniliselt võib ka sisemine olla kulutüübi põhine, aga paratamatult rahastajatega nad erinevad ühte või teistpidi. Aga jällegi, et mina väga soovitan seda tegevuspõhist selles suhtes, et ei jääks kahe silma vahele mõni kulutus. Siis ma näen, et nagu tekib. Ei, see on olnud seenimist natukene, aga see on olnud. Ja see on topelt. Mis on selles mõttes selle, endal nüüd tekkis ka korraga üks mõte selle kahe paralleelse eelarvestamise puhul on nagu tegelikult see, et ma kasutan kusjuures natukene nagu sarnast loogikat, mitte nagu vabatahtlikult, aga siis ka rahastajast tulenevalt. Et selline variant tekitab tegelikult selle kontrollimehhanismi. Täna sa teed küll üsna palju sellist manuaalset tööd, aga tegelikult sul lõppsummad peavad nagu kokku jooksma, eks? Ja tegelikult on see, et kui need lõppsummad kokku ei jookse, siis on seesama kontrollimehhanism, et ahaa, kas mul tegelikult on kuskil nagu error sees või tegelikult ei ole. Et mul umbes sarnast loogikat viljelen, sest Eestis eurorahasid kasutades on kasutusel üks Eesti riigi poolt tehtud struktuuritoetuste infosüsteem, mis on üles ehitatud puhtalt mingisugusest muust loogikast lähtuvalt, mis ei arvesta kõiki kulusid, vaid arvestab ainult selle projektiga rahastatavaid kulusid, pluss mingeid asju tuleb teha manuaalselt seal. Ja mis tähendabki seda, et kui ma tahan vaadata, kas sealsed kulud klapivad selle minu üldtabeliga, ma peangi tegema mingisugust kahte erinevat arvestustüüpi, aga nagu mul lõppsumma ei klapi, nii ma tean, et et mul on tegelikult kuskil mingisugune viga sees, mis tähendab seda, et ma pean tegema mingi kontrolli. Igal asjal on nagu oma head ja vead selles osas. Nii, ja siis on sul üks teine projekt, ma saan aru, mis siis samuti räägib nii üldeelarvest kui ka siis ajastatud eelarvest. Just. Ja see nüüd on, inglise keeles on selle asja nimi donor friendly general budget, ehk siis nagu rahastajatega üldeelarve. Ja sellel on see siis täidab sellist eesmärki, et sa saad hoida, sul on aasta eelarve näiteks, aga sul on võimalik hoida seda ülevaadet, et kes ja kui palju on sinna panustanud ja mis kuluetappides. Nii, saan ta siit kohe lahti teha. Nii. Et sa pead selle oluliselt suuremaks tegema. Just. Ja iseenesest on siis siin võimalik näha, et jookseb nagu eelarve ikka. Siin on kulutüüp, siis me olime igaks juhuks panime, endal on vaja ka nagu hingekirjast ülevaadet hoida, et siis panime, et kui on inimene juures, siis on mingi seletus, mida rahastajad tihtipeale nõuavad, et kuidas see kulu moodustub. Siis tuleb see, et mis ühikuga on tegu, siis on see nagu see full-time equivalent, ehk siis täisraha, täistasu või tasu täiskoormuse juures. Siis on töökoormus ehk level of effort inglise keeles, mis siis saab siin korrigeerida. Siis juba hakkab tulema, et kui palju on see üldine töökoormus ja siis mis on selle rahastaja projekti nagu sinna omistatud töökoormus. Ehk siis põhimõtteliselt siit tuleb välja niimoodi, eks ole, kui nüüd seda tabelit tõlkida, siis CEO täiskoormus on 1000 korda 1,0, eks ole, ja see konkreetne USAID annab sellest ainult 10%. Just, ja ainult 6 kuuks. Ja ainult 6 kuuks, okei. Ja siin on meil 3 aasta suur eelarve on paika pandud. Ja ühesõnaga, siit saab siis juba nagu esimese maigu selle kalkulatsiooni saab kätte ja saab ühe rahastaja infokillu kätte. Nüüd see rahastaja infokild tegelikult kajastub siis nendes rahastaja tulpades ka. Ehk siis, et rahastajalt tuleb 600 ja seega nagu oma vahenditest peab tulema see jääk selle 3 aasta lõikes. Ehk siis, et tulpisid natukene nagu tõlkida, eks ole, siis seesama STMFA, SIDA, USAID, Other ja Core tähendavad erinevaid rahastajaid. Ehk siis, et igaks juhuks oleks see pilt nagu selge. Jah, just. Ja niimoodi saab siin siis nagu väga kenasti just nagu selle ülevaate, et endal on pilt selge, kes kui palju rahastab ja mis on augud ja kus tuleb nagu siis augutäidet veel leida.
Kuidas sulle tundub, nagu üldfilosoofiline küsimus sulle ka, et kui palju tegelikult täna nagu Eestis üleüldse sihukest ülevaadet, nagu see tegelikult on ühe asja sihuke üldülevaade erinevate rahastajate lõikes ju tegelikult, et kus tuleb mingisuguse jupi mingisugune rahastatuseks. Et kui palju nagu Eestis seda tegelikult sinu meelest nagu viljeletakse, et ma saan aru, et sina orienteerud selles osas nagu päris hästi, eks. Aga ma mõtlen just nimelt selle sama finantsdistsipliini nagu mõttes. Jah, me ütleme, et kui on nagu palju paralleelseid rahastajaid, siis ühte või teistpidi seda tehakse, aga mina olen peamiselt näinud, nagu, et kõhutunde najal tehakse seda arvestust. Ehk siis, et seda rahastajasõbraliku tabeli kuju ma olen paar korda näinud, aga tõesti ainult paar korda. Ja seda võib vaja minna, kui sul on ka üks mammutprojekt, et kas see on aastaeelarve ja teil on palju rahastajaid või on mingisugune 2-3 aastane projekt, kus on ka üle ühe rahastaja. Et tegelikult sihukese finantsdistsipliini paremaks korraldamiseks tegelikult tasuks mingisugust sellist lähenemist. Just. Ikkagi viljeleda. Just. Ja see, inglise keeles on ju veel see single source of truth, et sul on see nagu peaeelarve või master budget, seal sul on kõik asjad koos, siis kuidas see jaotub eri rahastajate vahel. See on nagu üks keskne koht, kus nii finantsjuht, tegevjuht, raamatupidaja, projektijuht saavad nagu ühtemoodi asjadest aru. Et jälle, kui kõik on ühes isikus, mängib välja, aga nii palju tiim läheb suureks ja vastutus kasvab, siis on tegelikult vaja põhjalikumat jaotust. Versiooni. Et miks meil see on nüüd, või miks sinul see on nüüd lahendatud veel Google Spreadsheet'i põhisel, on see, et sa ühest küljest vajad, eks ole, seda tiimi kaasatust siin, ehk siis, et sa tegelikult näeksid ja teised tiimiliikmed näeksid seda, mis nagu toimub. Ja nagu me tegelikult oma selle rakenduse selles mõttes nagu sinnamaale nagu saame, siis me tegelikult kolime kõik selle asja nagu suure täie kolaga nagu ringi, sest et see tõenäosus, et sellisel mammuttabelil mingisugune valemi viga sisse tekib, no see on suhteliselt tõenäoline. Jah, just. Nii et parem selline turvaline koht, kus ei saa kogemata ära kustutada infot, eriti kui tuleb keegi kolmas osapool. Alati saab panna mingisugused kaitsed peale, aga see võtab ka nagu aega ja nokitsemist. Pluss on see, et siia ei käi sulle failid juurde, eks. Jah, just. Nii, ja siis teine tahk lisaks nendele rahastajatele on siis ajastatud, et siin on üks ole näha, kuidas mul on 2018 aasta, 12 kuud. Need on peamiselt nagu admin või palgakulud, et taas esinevad kogu aeg ja on siis pandud esinema vajalikus tempos. Need, mis on osarahastusega, need on siin veel ka kuidagi ära märgitud. Ja siis samamoodi saab tegelikult siit allapoole ka minna, et siis on juba mingid teised tegevused, mis on lühema perioodiga ja siin on siis ära markeeritud rohelisega, et millal see konkreetne tegevus ehk kulu aktuaalne on. Ja see on sellise kanditabeli ja rahavoogude tabeli kombinatsioon. Ja see siis lõppude lõpuks annab ka nagu kogu kuu rahavajaduse või kogu kvartali rahavajaduse, kogu aasta rahavajaduse kätte. Ehk siis siit tekib see sama rahavoogude ajastatuse küsimus, on ju, et millal mingisugune kulu on vaja teha ja sinna paralleelselt tuleks siis tegelikult vaadata nagu siis seda, et kas tegelikult on siis hoiupõrskakesest nagu nii palju raha või nagu mitte. Et üsna palju sellist mõtlemist tegelikult ja üsna palju ka loomingulisust, et kust raha tuleb, kuhu ta läheb, kas kõigil on vaja maksta siis, kui on vaja või saab neid kulusid kuidagi nagu ajatada. Et siin on nagu need teemad. Okei, ma vaatan, et tükki küsimust hetkel ei ole, et me oleme suutnud ilmselt kõigil juhtme korralikult kokku ajada nende oma numbrite ja tabelitega. Ehk siis jätkakem, on ju. Nii, aga see on see sama asi, mida sa näitasid juba laivis, on ju, et see lihtsalt on siia näidetena nagu ära toodud. Mul on ka kaks kaasust, et CB tähistab siinkohal Central Balticut ehk siis Interregi ja EC tähistab Euroopa Komisjoni ehk siis European Commission. Et kaks projekti, ehk siis siinkohal ma tahaks tuua see sama enne ja pärast, kuidas on ka minu ja Uwe enda finantsdistsipliin on tegelikult aastate jooksul nagu paranenud. Et selles mõttes, et arvata, et me omal ajal vigu ei teinud, küll ja veel tegime.
ja tõenäoliselt teeme ka täna, aga loodetavasti vähem. Et ühesõnaga, Central Balticu Interregi projekt suhteliselt suuremahuline, oli selline 1,3 miljonit eurot 2 partneriga ja enamasti pehmed tegevused, ehk siis nii-öelda palgakulud, mingid uurimistegevused, õppematerjalid, ühesõnaga hästi palju kuludokumente, ütleme siis nii palju, et võrdluseks siis öelda siis seda, et ütleme 100 000 pehme projekti aruandlus on kindlasti oluliselt keerulisem kui 1 miljoni eurose ehitusobjekti aruandlus. Et siin absoluutselt kindel selles. See projekt kestis 3 aastat. Ja see aruandlus toimus iga 4 kuu tagant. Ehk siis, et kuidas see siis nagu tegelikult toimus, oli see, et oli rahastaja poolt ette antud üks aruandevorm, samamoodi just nimelt kulutüübi põhiste ridadega, ehk siis palgakulud, kontorikulud, sisseostetud teenused, equipment ehk siis varustus näiteks. Mis raamatupidamine tegi, oli see, et arved laekusid. Raamatupidamine konteeris need vastavalt kontoplaanile, mis tähendas sisuliselt seda, et need absoluutselt ei vastanud rahastaja eelarve mudelile. Ehk siis, et kuidas me seda aruannet siis nagu tegime, oli see, et me võtsime suure pataka arveid, printisime need välja. Iga aruande kohta oli suurusjärk 80 kuni 120 kuludokumenti. Iga arve juurde käis akt, iga arve juurde käis maksekorraldus. Tõenäoliselt ka siis see materjal, mis selle arvega nagu kaasnes. Veel mingisugune leping, mingi hankedokumentatsioon. Ühesõnaga, et me ühel hetkel me ise nagu arvasime, et selle aruande headust ei peaks enam isegi mõtma mitte selle paksuses, vaid pigem selle kausta kaalus. Ehk siis, et kui see kaust kaalus 3-4 kilo, et siis oli nagu hea aruanne. Et mis sellel nagu häda oli, tol hetkel meil ei olnud seda päris planeeritud ja tegelike kulude võrdlust endale sisse viidud. Tuvel oli küll üks mastertabel, kus ta vaatas üleüldse organisatsiooni rahalist seisu, aga sellist nagu väga selget planeeritud tulude sihukest jälgimist meil tegelikult ei olnud. Sisuliselt tähendas nagu seda, et kui me tegime iga 4 kuu tagant aruande, me saime need arved raamatupidajalt, me lõime need ükshaaval Excelisse sisse, alustades siis arve numbrist ja lõpetades maksekorralduse numbri ja kuupäevaga. Ja siis see tabel arvutas meile nüüd nagu kokku, et teil on nii palju, varem oli teil raha kunagi olnud. Nüüd te panite nii palju kulusid sinna juurde ja nüüd on teil raha nii palju alles. Aga see oli nagu päris korraliku viiteajaga, eks ole, liiatigi me ei teinud seda aruannet kohe peale selle 4 kuu lõppumist, vaid oli seal ka veel mingisugune aeg, veel mingisugune kuu läks sealt nagu mööda. Mis tähendabki nagu tegelikult seda, et meie teadmine meie rahalisest seisust oli alati mingisugune 4-5 kuud delays, ehk siis nagu mingi kõhutunne ikka oli. Kõhutunne nagu oli, aga mingit konkreetset täpsust selles mõttes nagu ei olnud. Ja see selles mõttes valmistas ühel hetkel nagu päris palju nagu peavalu, sellepärast, et me tegelikult ei teadnud, palju seda raha nagu päris täpselt nagu alles on. Kuidas see välja nägi, ma vaatan. Jah, see sama vahearuanne, et ma teen selle korra siit nagu suuremaks. Ehk siis, et meil ees oli, sellised olid need kulutüübid. Ehk siis kontorikulud, personal, reisikulud, sisseostetavad teenused, varustus ja veel mingisugused kulutused. Ja siis tegelikult oligi siis nagu see, et ta näitas meile näitas kunagi ära meil, palju meil varasemalt on raporteeritud, palju meil sellel perioodil nüüd läks ja palju siis see kumulatiivne ja palju siis see alles olevu kulu nagu on. Aga nagu öeldud, see oli nagu päris palju nagu delays ja mingisugust sellist väga head ülevaadet tegelikult nagu ei olnud. Et see oli siis nagu tegelikult see murekoht iseenesest.
Ja siis me saime ühel hetkel tegelikult selle sama projekti tulemusena selle rakendusega lõpuks nagu välja mõtlesime. Sellepärast, et me tegelikult otsisime, et kas on veebis veel mingisuguseid sellist eelarve jälgimistarkvara. Ja tol hetkel tegelikult väga ei leidnud. On, aga need kallid Oracle'd ja SAP'id ja Microsofti lahendused ja need on üldjuhul ka suhteliselt iganenud lahendused, et nad ei ole kasutajasõbralikud. No, sa pead olema selleks eraldi väljaõppega, et sa suudaksid seda tegelikult kasutada. Et ma ise olen SAP'i kasutanud. Ma lõpuni sellest ei hakanudki aru saama. Ja asi, mis maksab sulle aastas umbes vanas rahas oli ta veel 500 000 krooni, ma mäletan selle ülesvõtmine, siis ma ei tea ühtegi Eesti MTÜ-d, kes seda endale nagu tegelikult nagu lubada saaks. Ühesõnaga, jätame nagu need pooled nagu siit nagu kõrvale. Ja siis me saime nagu selles mõttes targemaks ja mõned aastad hiljem juhtisime siis juhtima ühte Euroopa Komisjoni projekti, mis oli umbes 2,7 miljonit eurot. Ka oli pehmed tegevused, tegeles ruumilise planeerimisega. Seal oli üks 10 partnerit üle Euroopa. Ja seal oli aruandlus selle võrra oli nagu lihtsam, et seal oli vaja seda aruandlust iga nagu 6 kuu tagant teha ja see selles mõttes oli nagu mõnusam. Aga selleks ajaks oli meil selle rakenduse prototüüp nagu tegelikult nagu just nagu olemas. Me küll olime selle mudeli ehitanud Excelisse, ehk siis kõik need valemivead ja need asjad, need ikka juhtusid ikka sisse küll, et iga kord, kui ma 1 kuu jooksul seda tabelit üle vaatasin, siis ma kontrollisin ka valemid üle. Aga versus see, et sa võtad kuus, ütleme, mis mul kulus? Ma arvan, et umbes tund aega kulus mul selle tabeli ülevaatamiseks ja kulude kontrollimiseks. Versus see, et mul läheb iga 4 kuu tagant 2 täistööpäeva pluss veel mingisugused küsimused, vastused. See ajakulu tegelikult ei ole ikka nagu üldse mitte nagu võrreldav. Et ma teadsin nagu alati, et palju mul seda raha tegelikult siis nagu alles on. Ja tegelikult tekkiski nagu see küsimus, et nüüd on see sama juba natukene alguses näidatud tabel, et siin ma olen lihtsalt toonud ühe terve aasta kulud siia nagu sisse, näidates siin ära, et siin alumises veerus ma olengi nagu näidanud, et tollel hetkel ma ei olnud neid kulusid veel välja maksnud, aga nad olid selles mõttes nagu arvestatud ja näitas mulle ilusasti ära, et kui ma teen kõik selle rea palgakulud ära, võtan arvesse ka veel selle, et töölepingu lõpus tuleb maksta välja ka puhkuserahadeks. See, kus juures on päris oluline nüanss, mida ma kippusin mõnikord ka ise unustama, on see, et kui sa võtad tähtajalise lepinguga inimese tööle, tal on ette nähtud puhkuserahad või puhkus, kui ta ei võta selle 2 aasta jooksul seda puhkust nagu välja üldse, siis see tähendab seda, et kui see tööleping lõpeb, siis tuleb talle see puhkuseraha tagantjärgi nagu välja maksta, mis tähendab seda, et kui sul seda eelarvestatud ei ole, siis 2 aasta või 1 aasta puhkuseraha väljamaksmine tähendab 1 kuni 2 kuu palga suurust lisakulu. Ja kui sul seda eelarves ei ole, siis on natukene pahasti. Õnneks ma selle projekti puhul juba oskasin seda arvestada. Ehk siis ma arvestasin selle puhkuseraha siia ka sisse, hea oli, et tegin. Ja mis see tulemus oli see, et ma nägin, et kui ma nüüd maksan kõik kulud ära, siis mul tegelikult sellest eelarvest jääb ligi 8000 eurot jääb mul lihtsalt üle. Sest jah, plaan oli tehtud selle hetkega juba mingi 1,5–2 aastat tagasi. Tol hetkel ei olnud päris täpselt teada, millise palgaga inimene tööle tuleb, millal ta täpselt palgatakse, et kas ta palgatakse jaanuaris, veebruaris või hoopis tükk aega nagu hiljem. Mis tähendabki seda, et plaan ongi natukene nagu niisugune ideaalne konstruktsioon, kus alati asjad ei pruugi nagu selles mõttes minna nagu lõplikult nii, nagu sa planeerinud oled. Ja mul oli selles mõttes sellel hetkel, mis ma tegin, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kuud oli mul tegelikult projekti lõpuni selle kuu seisuga, kui ma seda aruannet tegin. Ma teadsin, et mul jääb ligi 8000 eurot üle. Mul oli väga lihtne algatada, et muudatustaotlused, kuulge, et mul jääb siit raha üle, aga ma saan teha veel terve portsu mingisuguseid kampaaniategevusi, mingisuguseid avalikustamisüritusi, paneme siia juurde veel mingisuguse osapoolte seminari, eks. Ja tegelikult ma sain ära tehtud need asjad, mis ma tahtsin.
ja lisaks ma sain teha veel mingisuguse portsu asju selle sama eelarve sees. Kui ma oleks aga tegelikult teinud selle nii-öelda mitte jälginud igakuiselt, siin tuleb seesama igakuise jälgimise teema tuleb siin mängu, siis oleks tulemus olnud see, et ma oleks võib-olla 2 kuud enne lõppu arvestanud, et mul tuleb nüüd teha muudatustaotlus. Okei, ma oleks saanud selle muudatustaotluse tõenäoliselt tehtud ja aktsepteeritud, aga 2 kuuga ma enam mingisuguseid üritusi tegelikult ei korralda, et see ei ole lihtsalt nagu realistlik. Et see natukene tegelikult selle eelmise projekti lõpus iseenesest nagu juhtus, et seal me tegelikult nägime, et meil küll jääb raha üle, aga me nägime seda nagu liiga hilja ilmselgelt. Et siin tuleb nagu endale ka teataval määral kriitiliselt peeglisse otsa vaadata ja öelda, et tegelikult oleks võinud olla mingisugune parem rakendus. Ehk et mitte nagu küll ka moraali lugeda, aga me selles mõttes näeme nagu kohati nagu sellist oma nagu missiooni poolt on nagu see, et oluliselt lihtsam on toimetada ühiskonnas, kus mingisugused asjad on kokku lepitud ja toimivad ja distsipliin on nagu hea, siis tegelikult selle nagu jutu point on nagu ka see, et tegelikult võtta see aeg, konstrueerida endale kas mingisugune mudel või kasutada seda meie rakendust veel mingisugust kolmandat varianti, võib-olla siis sappi, kellel raha on, eks. Aga viia endale see finantsdistsipliin tegelikult siis endale nagu sisse. Et see on nagu selle asja nagu mõte. Et mõtlen praegu seda, et tegelikult meil on sellest Excelist on iseenesest ju ka täitsa tühi template iseenesest ju olemas. Et ega me selles mõttes ei ole ju kadedad seda jagama. No ütleme, et tegelikult selle templatiga enam-vähem vastavuses töötab rakendus ka tasuta, aga kui kellelgi on mingit täiendavat paindlikkust sinna juurde vaja, et siis tahab ise kruttida valemeid, siis tegelikult on see template meil nagu täiesti nagu loodud ja nagu kättesaadav. Et sellega nagu selline lugu. No vot, et nii palju siis nendest nagu kaasustest. Nii, vaatame korra, kas ma olen siit kõik kuskile mõned detailid võib-olla tuleks veel korra siit nagu üle käia. Võib-olla siis natukene nagu sellest tööriistadest ka nagu juurde, nüüd olete näinud, kuidas me asju oleme lahendanud Excelis, kuidas me oleme lahendanud asju Google'is ja tegelikult siis selle meie enda isiklik lemmik on siis Budget Matador, millega me seda asja nagu teeme. Olgu siinkohal nagu öeldud, et me tegelikult oleme vist umbes läbi vaadanud suurusjärgus 40 rakendust vististi, mis ühte pidi või teist pidi võiksid nagu rahade ja eelarvetega nagu selles mõttes kuidagimoodi nagu haakida. Et konkurentsianalüüs või nii, eks. Ja selles mõttes, mille peale me nagu siis kokku tulnud oleme, et eriti paljud on meie käest nagu küsinud, aga mis pärast te siis nagu raamatupidamisest nagu erinete, miks te raamatupidajad siis teile nagu eelarveid ja asju nagu valmis juba omaette nagu ei tee, et tehkegi siis nagu raamatupidajatega selline diil, et nemad teevad siis samasuguse eelarve teile. Proovisime, laadisime alla, ma ei mäletagi mingisuguse suhteliselt laialt levinud Eestis kasutusel oleva raamatupidamistarkvara. Ei pea ennast IT-alaselt just kõige saamatumaks, aga tollest programmist küll midagi aru ei saanud. Ehk siis, et ta tegelikult nõudis nagu väga selget arusaamist nagu sellest, et kuidas siis enda raamatupidamise kontod pöörata ümber mingisuguseks kulutüübi või tegevustüübi põhiseks lähenemiseks. Ehk siis, et me selles mõttes mätsime selle raamatupidamisprogrammide mõtte üsna algfaasis tegelikult nagu maha. Et nüüd on tegelikult tulnud juurde paar sellist täiendavat varianti, mis iseenesest võimaldavad eelarvestamist. Et üsna levinud selline mitte vabavaraline, vaid netis kättesaadav raamatupidamisprogramm on Xero,
kirjutatakse X-iga. Eriti on ta vist USA-s on ta levinud, eks. Ja nüüd nemad on juurde teinud ühe sellise lisa, mis siis võimaldab samamoodi nagu eelarvestamist. Selle asja konks on nagu see, et kui sa nagu raamatupidamisprogrammi ei kasuta, siis sa tegelikult seda lisarakendust ka kasutada ei saa. Ja tulemus on see, et selle asja hind läheb siin, sa vaatasid viimati, mis ta läks päris... Zero maksab $40 kuus ja siis see raamatu või eelarvestamise liides ja rahavoogude liides sinna otsa veel $40. See lõpuks võib üsna hõlpsasti kuskile $100 kuus jõuda, mis tähendab seda, et Eesti MTÜ-le, Nii ja naa. Ütleme, teine probleem on seal ka, et ta on suhteliselt nagu lineaarne või ta lubab sul, ta on mõeldud väikeettevõttele, kus on nagu jooksvad kulud, et ütleme, et meil on pagari töökoda, siis meil on seal jooksvad palgakulud, mingid jooksvad sisendkulud, siis mingisugused jooksvad tulud on ju. Sa saad nagu ühest eelarvest pildi ees hoida, aga niipea, kui sul on palju eri projekte ja rahastajaid, siis tegelikult ta selleks nagu ei pädenud. No võt, et see on selles mõttes tasub muidugi igaks juhuks nagu üle vaadata, on ju. Et see on nagu üks asi. Siis mida me veel oleme, lihtsalt käiks need nimed nagu selles mõttes nagu läbi, et siis on see on nagu valikuvõimalust ka, et siis me sattusime sellise rakenduse peale nagu Plan Guru ka vist Ameerika juurtega. Et samamoodi nagu nimigi ütleb, et mõeldud siis planeerimisele. Ja mis me seal nagu avastasime, mis oli nagu lahe iseenesest, oli see, et see aitas väga hästi rahavoogusid prognoosida, et oli sisse pandud mingisugused, kuidas nüüd öelda, siis mingid algoritmid põhimõtteliselt, mis siis võtavad arvesse kunagiste perioodide tehtud rahavoogusid ja siis selle baasil püüavad prognoosida, mis nagu juhtub. Meile nagu tundus see, et kuidas see nüüd siis nagu Eesti kolmandale sektorile võiks nagu siis nagu mõjuda on see, et Eesti kolmas sektor on ääretult volatiilne minu meelest. Ehk et sul ühel aastal võib sees olla mingisugune mitmesaja tuhandene projekt, see lõpeb sul ära ja siis sul tegelikult eelarve kukub kolinal oma mahult kuhugi nagu alla. Et mida see Plan Guru sellisel juhul teeks on see, et ta võtab sul selle suure eelarve, ta arvab, et et arvestame see juurde veel mingi tarbijahinna indeksi tõusu veel mingisugused asjad, paneme selle eelarve veel kuskile suuremasse kohta. Mis tegelikult ei vasta absoluutselt tänasele reaalsusele. Et tulemus on see, et tuleks hakata kõiki ükshaaval need numbreid, mis sinna sisse on pandud, tuleks hakata ümber mängima. Ehk siis sama hästi võiksid oma eelarve nagu nullist ehitada Wordis. On ka selline eelarvestamise metoodika välja mõeldud nagu zero-based budgeting. Ja selle idee ei ole tingima, et sa lähed number nulli ja hakkad uuesti eelarvestama. Aga et see iga eelarvestamise perioodi alguses, ehk siis keskmises organisatsioonis näiteks oktoobri, novembri kuu, lähed iga kulu juures nagu kaotad kõik eeldused ära, et palju ta eelmine aasta oli. Kuna asjad võivad muutuda ja tihtipeale nagu inertsist jäävad mingid asjad sisse, kui sa ei vaata kriitiliselt iga seda kulurida üle, nii et siis satuvad sinna prognoosidesse vead sisse. Ja jälle, need vead võivad minna suhteliselt kalliks, et suurematel ettevõtetel oli need planeerivad oma ressursse, kui palju nad mingid krediidiliini kasutavad, mis raha nad ära reserveerivad ja siis seal võivad mingid reaalselt nagu intressiprotsendid maksma minna. Aga samamoodi on ka vastupidi, et kui sa unustad mingisuguse uue rea sinna sisse panna, siis tegelikult sul selleks kulutuseks raha ei ole. No mina olen muidugi näinud selle Zero Base'i poolt nagu räägib, et ma olen näinud eelarvet, kus aastast aastasse jookseb näiteks äripäeva tellimus nagu läbi. Ja siis tegelikult hakkad vaatama, kas keegi loeb seda tegelikult, mitte keegi ei loe, aga ta jookseb kogu aeg nagu aastast aastasse eelarvest nagu läbi, et selles mõttes mingi selline kerge refresh oma eelarvele nagu teha, et mitte kasutada eelmise aasta põhja, vaid võttagi korraks uus vaade nagu asjadele, et mis nagu juhtuma hakkab, mida võiks hakata juhtuma ja teha see nagu nullist üles. Ma arvan, et see võiks täiesti mingisuguse
uue sellise hingamise nagu anda, et nagu strateegilises juhtimises räägitakse see üsna palju sellisest nagu lean metoodikast, ehk siis viskame nagu kõik selle mittevajalikud tegevused ja asjad nagu välja, siis sama tegelikult peaks kajastuma ka nagu eelarves, et viskame mittevajalikud asjad sealt nagu välja, et mõtleme nagu reaalselt pihta. Kas meil seda kulu on vaja, kas meil seda kulu on vaja, kuidas see asi nagu tegelikult peaks nagu mängima. Et miks seda nii raske nagu teha on, et hästi lihtne on teha täpselt samu asju niimoodi, nagu neid kogu aeg on nagu tehtud. Ehk siis see on selline kerge rajasõltuvuse teooria, eks ole, et võtan eelmise aasta põhja, hakkan sinna peale ehitama, oluliselt lihtsam kui hakata nullist mingisuguseid uusi struktuure tegelikult nagu ehitama. Ja selles mõttes ma arvan, et väga sageli sellest täiesti ka piisab. Ehk siis võtamegi eelmise aasta põhja, ma oma isikliku eelarvet on täpselt samamoodi, et ma võtangi oma eelmise aasta põhja, vaatan, et palju mul elektrikulud olid, et tõenäoliselt korrutan selle mingi koefitsiendiga läbi ja sellest nagu mulle piisab ja siiamaani ongi piisanud. Aga küsimus on võib-olla nagu selles, et tuleme korra nagu sellise eelarvemaailmast võib-olla natukene sellise nagu juhtimistasandi maailmas, eks, et eelarve ei ole asi iseenesest, et võib-olla oleks pidanud alustama ka korra sellest, et eelarve on ikkagi vahend selle tegevuse elluviimiseks, mida te tahate nagu teha, eks. Et me ei saa nagu jätta seda eelarvet nagu päriselt nagu oma elu elama. Siis kui nagu organisatsioon teeb mingisuguseid muid asju, tahab, ma ei tea, uuendab ta natukene oma visiooni või missiooni või mingisugust uut tegevussuunda, siis tegelikult tasuks see vana eelarve korraks nagu ära visata ja hakata nagu toimetama selle sama, nii-öelda selle sama zero-based lähenemisega. Et vaadata värske pilguga asjadele nagu otsa, või ka organisatsioonide ühinemisele, et tihtipeale ei saa neid eelarveid lihtsalt nagu kokku liita ja vaadata, et mis nüüd nagu välja tuleb, et see, seda ei oleks nagu kõige mõistlikum nagu selles mõttes nagu teha. Ühte küsimust minu meelest me ei ole tegelikult nagu käsitlenud. On nagu see, et laias laastus mingi 10-15 minutit on aega. Et tegelikult kui me saime ka tegelikult ühe selle ülevaate sellest, et kuidas siis tegelikult peaks ennast nagu mingisuguste arengutega nagu tegelikult nagu kursis hoidma, et mida saaks nagu teha selleks, et mitte jääda kinni oma senistesse töömeetoditesse, senistesse mudelitesse, programmidesse, asjadesse. Et hästi lihtne on tegelikult võtta see sama olemasolev tabel, paljundada seda ja minna nagu edasi. Ja nagu ma ütlesin, et mingi piirini see ongi nagu väga okei. Et üks variant on loomulikult märksõna guugeldada, eks. Võttagi endale panna kindlalt mingisuguse tüütu regulaarsusega, tõenäoliselt need muudatused ei juhtu iga kuu. Ehk siis, et ei tule iga kuu väga palju uusi ägedaid tooteid nagu siiski veel turul, et võib-olla selline pool aastat võiks olla selline enam-vähem hoomatav ajavahemik. Aga võikski olla selline nagu tiimisisene kokkulepe, et keegi võtab kätte ja guugeldab mingid olulised märksõnad läbi. Et kui te panete sisse Google'isse märksõna budget, siis on täiesti hämmastav, kui palju tuleb seal nagu vasteid erinevaid. Ja tihtipeale, mis seal siis Google'is kõige esimesena välja kuvatakse, on siis need, kellel on olnud nagu ettevõtetest raha maksta natukene oma reklaami eest, mis tähendab, et nemad tulevadki nimekirjas ju kõige esimesena nagu välja. Mis ma veel juurde ütleks, on see, et Eestis, eks ole, on nii EMSLi kui ka avatud Eesti fondi infokirjad. Seal tegelikult liigub nii rahastusvõimaluste kui ka siis nagu meetodite ja võimaluste kohta infot. Ja siin tuleb juurde veel see KÜSK-i võimekuse kasvatamise või tugiteenuste programm. Ehk siis, et sealt on ju võimalik kaasata reaalselt oskustejavad konsultandi näol, kes on juba ilmselt rohkem kursis nende asjadega. Jah, et alati ei pea seda asja nagu ise tegema. Aga on teine nii-öelda nagu viis on nagu veel, on see, et on olemas sellised alamlehed ja kogumikud, kuhu teatav info erinevatest programmidest nagu kokku jookseb. Et Eestis on raamatupidaja.ee portaalis
on selline 25-30 rakenduse kogumik, mis siis miskit pidi on nagu majandustarkvaraga otsapidi nagu seotud. Et tõsi, sealt mingisugune 2/3 julgelt on suurte ettevõtete majandustarkvara nagu Directo või Erpli, mis on nagu jälgivad sinu laovarusid ja kõike muid asju. Aga ka seal on ka väiksemaid tarkvarasid, mida täiesti tasuks ja oleks mõistlik üle nagu vaadata. Ja minu teada need samad kogumikud, nagu seal samas raamatupidajas on, siis need aeg-ajalt uuendavad oma database'e. Üks analoogne on veel capterra.com, mis on siis rahvusvaheline ja selle tahtsin seda sama näidata. Ülevaade. Ja sinna ta on nagu selline entsüklipeedia natukene, et firmad üldjuhul, kes vähegi saavad endale lubada, panevad ennast sinna ülesse ja ostja poolele on selles suhtes tasuta, et ülevaade eksisteerib seal igal juhul kõikvõimalikest ärirakendustest. Ja siis saab juba võrrelda, et mis kellelegi huvi pakub. Siit on võimalik väga palju budgeting software näiteks, et siin tuleb ühesõnaga rohkem kui küll erinevaid variante cashflow'st, Excelist. Me väga suure osa oleme siit nagu ise läbi klikkinud kunagi ja siia on nagu järjest on nagu juurde tulnud. Et see on üks päris väärtuslik andmebaas, kust on nagu võimalik leida siis endale erinevaid rakendusi. Aga nagu selles mõttes, et küsimus ei ole mitte nende asjade nagu üles leidmises, vaid küsimus on pigem selles samas distsipliinis, et kas ma tegelikult võtan kätte, lähen sellele leheküljele ja teen selle töö nagu iseenda jaoks nagu ära seal või ei tee, eks. Et see on nagu selle asja nagu iva. Et selles mõttes nagu soovitaks nagu selgelt sisse viia mingisuguse sellise kokku lepitud, lihtsasti jälgitava süsteemi, kuidas seda kõike peaks nagu tegema. Et see tasuks nagu igal organisatsioonil selles mõttes nagu läbi mõelda ja ma arvan, et siinkohal võib-olla lõpetuseks oleks nagu mõistlik veel öelda nagu seda, eks, et katsetage ühte, teist või kolmandat rakendust, sealhulgas siis ka tegelikult Budget Matadori ja ma arvan, et meil mõlemale võib kirjutada ehk siis, et küsida, et kuulge, et leidsime sellise asja, kuidas seda asja võiks nagu teha, mismoodi äkki oskate nagu aidata, et me kindlasti oleme nagu valmis omalt poolt siit sellist järelnõustamist ka pakkuma. Et need kontaktid minu meelest sinna Emsli lehele lähevad ju ka üles, eks ole. Jah, no tegelikult võib täitsa nagu vabalt jagada, et me ei näe siinkohal mingisugust takistust sellele. Ja siis materjalidesse juba lisada lõppu. Panen materjalide lõppu ja teeme selle väikese liigutuse siia nagu ära. No võt, et ma sellega tõmbaks sellele eelarvestamise teemale nagu praegu joone alla. Et kuidas me teeme, et ma mäletan... Küsimusi on veel. Ei tundu. Mis summa võiks olla, et juba tasub ära see Budget Matadori kasutusele, et see on miinimum? Pigem ma arvan, et see on nagu seotud sellega, et kui mitu inimest on seotud organisatsioonis. Et meie ise usume, et kui näiteks tegevjuht, projektijuht ja raamatupidaja, et 2-3 inimest siis juba hakkab seal see väärtust looma. Et protsessid lähevad piisavalt nagu kaasab piisavalt mitu osapoolt. Sõltumata siis ütleme kulurite arvust ja projekti kestusest. Jah. No ütleme, et alati võib ka öelda, et kui on, ma ei tea, kui eelarve on mõni tuhat eurot, et ega siis saab kindlasti käepäraste vahenditega ka tehtud, aga et kui läheb juba eriti 6-kohaliseks see summa, siis on selgemat metoodikat vaja. Teine küsimus on veel see, et mida me ka hetkel arendame, on inglise keeles accounts payable pool, et kuidas laekuvaid arveid protsessitakse, kes annab maksekinnituse,
kes tohib teha makse ja selline kinnitusringilaadne asi on ju, et me ehitame ka seda välja just sellisel hästi lihtsal kujul ja rahastajatele tegelikult teinekord väga meeldib, kui on näha seda nagu segregatsiooni seal maksete kinnitamise protsessis, et pettuse ja korruptsiooni ohtu vältida. Nii et on ka võib-olla rahastajate, nagu keerulisemate rahastajate nõudmistele vastamiseks võib olla see hästi kasulik. Oluline on muidugi praegu öelda ka seda, et isegi kui sa tahad oma 3000 eelarvet seal Matadoris jooksutada, siis sellest on olemas tõesti tasuta versioon võib minna ja näppida palju seda kulub, et selles mõttes ei hakka kohe raha nõudma. Seda nagu kindlasti mitte. Et hetke feature'ite pealt, mis meil olemas ongi, et raha tuleb hakata maksma siis, kui läheb nende failide tõttu mälumaht suureks, et see on selline hästi otsene kulu. Aga see eelarve põhiline funktsioon on tähti tasuta. Ja seal see digiallkirjastamise võimalus ka olemas ja jagamine. Digiallkirjastamise võimalust meil hetkel ei ole, jagamise võimalus on. Jah, et eelarvet sa saad jagada kolleegidega, eksportida saab ja siis juba kuskile näiteks aruande vormi kopeerida, et see on olemas. Kas see põhimõtteliselt ongi see sama beta.budgetmatador.com on see, selle testversiooni alla laadida? Ta ongi veebipõhine, et see ongi see meie mõte täna olnud, et ei peaks tegema asju ühe arvuti põhiselt, et mõte on siis nagu selles, et ükskõik kust kohast sa oma asjadesse sisse logid, sa saad tegelikult asjad kätte. Aga jah, sellest beetast saab ta täna sealt kätte, et beeta viitab sellele, et sinna tuleb lisa. Ja testversioon on siis tasuta põhimõtteliselt kõigile nagu... Ja isegi ei ole testversioon selles suhtes, et meil see elementaarne esimene kõige lihtsam baasversioon, baasversioon, see on ikka sõna, et see ongi mõeldud tasuta. See jääbki tasuta selles mõttes. Aga et siis, kui on huvi neid eelarveid sinna juurde panna või tähendab arveid, dokumente, faile, et siis sealt 100 megabit. Mälumaht läheb lihtsalt suureks, et see on lõppkokkuvõttes ongi tänapäeval maailmas tundub, et see serveri maht ongi see kõige suurem kulukomponent nagu üldse. Kas sellel on mingi piirangud ka, et ei töötada kõikides tahvlites, telefonides, arvutites? Mobiiliversiooni ei ole tal otseselt veel välja arendanud, et ta pigem on nagu selline desktopi põhine ja mina olen katsetanud teda nii Google Chrome'is kui Safaris. Et Chrome'is ta jookseb natukene ilusamini, et me ei ole sellist brauseri optimiseerimist ei ole nagu otseselt teinud, aga on ta selles mõttes Safaris ka nagu jooksnud, et ei ole nagu probleemi. Ja. Aga ütleme, et beta on mõeldud Chrome'i jaoks ja ajapikku me optimeerime teiste brauserite jaoks ka. Enim levinud nagu ta käib, tuleb. Ja mobiilibrauseris, mobiil jääb väikseks, tahvelarvuti brauser ilmselt kannab selle ka enam-vähem välja. Aga ma ütlen, eelarvest on selline asi, mida tavaliselt tahvlis ei tehta, et see juba, ta on mõeldud ikkagi nagu arvutis kasutamiseks. Tahvlist saab vaadata mingit kärmet asja, et palju mul seal raha alles täpselt selle rea peal nagu umbes on, aga ma seal reaalselt nagu tööd tegelikult nagu ei tee. Aga siis tõmbame otsad kokku praegu.